Kui teie ettevõttes on igapäevaselt kasutusel terminid alamkoost, detail ja nende laoseisu jälgimine ning te soovite seda samuti teha Esiilis, siis tuleks struktuur luua mitmeastmelisena. Seda saab teha kahte viisi. Variant number 1 on see, et te loote alamkoostule artikli ja selle artiklile struktuuri, nagu näiteks siin, üks konkreetne näide, on tehtud artikkel, selle struktuur väga lihtne, koosneb ainult materjalist, mida siis 3 operatsiooni tehakse ning selline see alamkoost ongi ja seda me saame laos jälgida. Võtan siit selle koodi kaasa ning soovin ta sisestada siis sellisele peatootele ja väga lihtsalt saan lisada. Võtan näiteks siit plussiga tekitan ühe rea juurde ja panen siia Ctrl V ning sellega meil tekibki siia siis alamkoost. Saan plussist lahti teha ning näeme, et tegu on siis juba 3. astme materjaliga. Nüüd variant number 2 on see, et saab tekitada alamstruktuuri kohe siit sama struktuuri pealt. Ehk siis, kui ma siin võtan nüüd Ctrl ja nool paremale, siis tekitakse mulle siia alamaste ning sellele konkreetsele artiklile luuakse siis struktuur selle käigus. Nüüd, kui struktuur on mitmeastmeline ning me kasutame tootmisvajaduse moodulit, siis seal luuakse tootmistellimused kõigile astmetele juba eraldi. Kui me seda moodulit ei kasuta, siis me peame ise käsitsi tegema alamtootmistele tootmistellimused ning siis lõpptoodetele tootmistellimused.